kui palju neid siis ikkagi võib nagu korraga tarbida, kus nagu see mõistlik piir jookseb, sest tõesti inimestel on kodus mingi riiul on täis, on ju, ja siis sa ei tea, mida võtta, kuidas võtta ja kas mul seda üldse vaja on. Ja lõpuks see lõpeb sellega, et need on üle aja seisnud ja sa viskad need prügikasti. Raud kindlasti ei ole selline toidulisand, mida võiks võtta, et mul sõbranna võtab ja tuli energiat juurde, et ma võtan ka. Kõik me olemegi individuaalsed, erinevad, et pigem nagu kaardistada, kas ma vajan seda. Aga kuidas ma seda kaardistan? Osad arstid ütlevad, et me ei vaja üldse toidulisandeid. Et me saame tegelikult kõik kätte toidust ja et see on üks suur äri. Kui see toit sisaldaks seda, mida me ootame sellest toidust, siis ei peakski. Ma olen oma praktikas kohanud vist ühte inimest, kes on toidust saanud omal kõik vajalikud omega-3 kätte, et rasvhapped on olnud tasakaalus, aga ta oli kalamehe naine. Kõikide võõraste toidulisandite puhul, mida ta ei ole kunagi tarvitanud, siis annustamine peaks olema pigem ettevaatlikum ja järk-järgutusta seda. Mis see ettevaatlikult? Üks kapsel? Üks kapsel. Kas on vahel ka toidulisanditest pigem kahju kui kasu? Jaa, muidugi on. Tere ja aitäh, et sa vaatad ja kuulad podcasti Rokkides 100. Meie oleme Kaidi ja Britt. Ja täna me räägime toidulisanditest, sest toidulisandite turg kasvab meeletu kiirusega. Poodides, apteekides, veebipoodides on tuhandeid tooteid, inimestel on kodus ka riiulit täis, aga segadus kasvab. Mida võtta, kuidas võtta, mida mul üldse vaja on? Ja selleks, et vähegi sellesse selgust tuua, sest kui sinul kodu laua peal või riiulis on selline kompott asju ja sa enam ei tea, mida millega võtta, siis et sellest selgust saada, me oleme kutsunud endale külla Angeelika Somelari, kes on siis Ecoshi tootearenduse juht, ühtlasi on ta ka Ecoshi juhtkonna liige, ehk siis Angeelika nii-öelda kogu oma hingega tagabki selle, et need tooted oleksid kõige paremad, mida ta ka ise tarvitaks. Samuti on ta ka Hiina meditsiiniarst. Taimeteadust on ta õppinud California ülikoolis ja see on tal, nagu ta ise ütleb, see on lõputu jätkuv õppe. Ja loomulikult, et asjale veel vürtsi anda, on tal tegelikult üldsegi majandusalane magister. Nii et tere tulemast, Angeelika, ja me oleme kokku leppinud, et me võime üksteist sinatada. Jaa, tere. Et me võtame endale siis selle julguse õiguse sulle öelda sina, suur aitäh, et sa tulid. Aga hakkame siis pihta. Hakkame pihta. Kuidas selgust saada sellest kõigest? Angeelika, ma vaatasin ühte USA webinari, kus räägiti toidulisanditest, just nimelt siis 40-50 pluss naistele ja ka meestele, et mida siis võtta. Ja siis hakati ette lugema, lõpuks see nimekiri oli nii meeletult pikk, mõtlesin, kui ma neid kõik iga päev söön, siis mul nagu toitu ei ole üldse vajagi. Et tegelikult, kas meil on vaja toidulisandeid võtta ja miks meil neid on vaja võtta? Enamus inimestel siiski on vaja, aga küsimus on pigem, et kuidas inimene ise ennast tunneb, tasuks ennast ära kaardistada ja teada saada, et kus kohas inimene parasjagu ise enda vajaduste ja siis ka soovidega on, et kui me jääme vanemaks, eeskätt naised, siis ühel hetkel märkad, et issa, ma ei jaksagi nii kiiresti enam trepist üles minna, et väsimus annab võib-olla tunda. Teine, mida ma ise märkasin, esimese asjana juuksed küüned, sest et juuksed küüned on see koht, kuhu kõige viimasena meil ju energiat jagub, ega sinna ju antakse meile siis, kui mujalt üle jääb. Nagu siis sarvkude printsiibis. Just, printsiibis, just. Aga kindlasti, mida saaks veel vaadata oma unekvaliteeti, kas sa öösel ärkad üles, mis kellaajal sa öösel üles ärkad, ja kui sa öösel üles ärkad, mis siis sinuga veel toimub, et kas on siis need kuumahood või on see siis lihtsalt uni läheb ära või päeval jälgida, et mis ärevusfoon teeb. Et kuidas sageli eakamad inimesed ütlevad, et issand, ma varem küll nii palju ei muretsenud. Ja nüüd ma käin ja mul on nagu kõikide asjade pärast muretsen, et see ärevusfoon ilma, et sa ise märkakski, nagu tõuseb, ilma, et oleks selleks põhjust.
Mida veel, lihasnõrkus, liigese jäikus, et kui hommikul ikka voodist üles tuled, et kui vanasti hüppasid krapsti püsti, siis nüüd vaatad, et sirutad ja teed väikseid liigutusi ja hüppe enam nii krapsti püsti, et mugavam on, kui juba liiges on valmis voodist nagu välja tulema. Mida ma ise märkan, on ka talvisel perioodil kuiv nahk. Kõigil meil naistel on omad need kuivad kohad, et minul näiteks on sääremarja, mitte sääremarja pealt, aga sääreluu pealt ja selle järgi on mul nagu hea indikaator, et mis minu sees toimub, kui kuiv mu nahk on, siis käsi me ikka kreemitame, eks ole. Näkku ka kreemi oleme harjunud panema, aga et hommikul vaadata, et mida su jalad teevad, kui kuivad nad on, kui kuivad su jalad tallad on, isegi see räägib päris palju. Mida see räägib siis? Eeskätt räägib see östrogeeni puudusest juba, võib-olla ka progesterooni puudusest, et kui östrogeen väheneb, siis ka meie nahk muutub kuivemaks, meie uni muutub häiritumaks ja mida aeg edasi, seda rohkem pead sa pingutama, et olla ilus. Et ainult tarkusest ei piisa naisel, naine tahab ju ilus ka olla, eks ole. Et need on sellised väikesed asjad, mida saab alati ise nagu vaadata ja lisaks kindlasti see keskkonna mõjutused, et kus kohas sa nagu igapäevaselt oma aega veedad. Kas sul on talveks pantud õhuniisutaja näiteks paljudes kodudes, kus küttekehad on võimsuse peal, siis nahk muutub juba selle pärast kuivaks. Ja saad vaadata, et kas sa hommikul aevastad, kas sul nina läheb kinni, et võib-olla piisab, kui sa paned lihtsalt õhuniisuta ja sa juba tunned ennast mugavamalt. Kõik ei ole vanusega seotud, need on nagu tegelikult on need nagu signaalid, millele pöörata nagu esimesena nagu tähelepanu ja natuke võib-olla analüüsida neid kohti. Võib-olla ei ole kohe toidulisandit vaja. Võib-olla ongi, et paned endale õhuniisutaja, võib-olla jood 2 klaasi rohkem päeva jooksul vett ja sa näed, et su nahk püsib palju kauem kuiv, niiske. Aga mis veel märgata, lihasmassi kadu on see, mis ajaga tuleb, et kui varem jaksasid mingeid liigutusi teha vabalt, siis vaatad, et ka peegli ees, et see biceps, mis enne oli prink, kõik ei tee pilates nii nagu sina. Võiksite teha. Aga võiksime teha, absoluutselt. Kunagi üks vana inimene ütles mulle, et ma olin siis 40ndate alguses, ta ütles mulle, et no mis sul viga, sa saad veel laiselda, aga mina 70-aastaselt selleks, et minu lainevahetus töötaks, pean vähemalt 2,5 tundi aktiivselt liikuma. Ja siis ma mõtlesin, et vau, 70-aastaselt 2,5 tundi päevas aktiivselt liikuda ja mida vanemaks ma saan, seda rohkem mulle jõuab kohale, kui palju ma tegelikult pean liikuma selleks, et minu lihasmass üldse nii-öelda siis hoiaks oma vormi. Luutihedus ju kannatab siinkohal, peaks võib-olla tegemagi võib-olla aastas perearsti juures luutiheduse mõõtmist, et võtta otsus vastu, et kas ja mida ma vajaksin juurde ja kõik võimalikud hormonaalsed kõikumised, mida võib-olla ise ei oskagi hinnata, et võiks ka günekoloogilt abi olla ja naha ja sidekoe kuivus on ka kindlasti see koht, mida me naistena võib-olla märkame enam. Ja inimesed võib-olla ei taipa seda, näiteks kuna mina ju ka tegelen juba peaaegu 25 aastat suuresti ikkagi naistega, kuigi Pilates stuudios käivad ka mehed, aga põhiliselt ikkagi naistega tegelen, siis naised tõesti ei hoolitse oma kehade eest, et tõesti näolapi eest ja äärmisel juhul käte eest, aga jalad ja ülejäänud keha on kuidagi nagu üleliigne mõnes mõttes. Ja naised ei taipa seda, et kui su nahk on marraskil ja kuiv, et sealt keha ju kaotab väga suure hulga niiskuse, et tegelikult seda ei tasu alahinnata, kui oluline on see, et õigete puhaste võietega oma kehaga võiata, et just kaitsa seda nahka, sest see nahk ongi meile kaitseks, eks ju. No just, ehk et naha eest tuleb kogu aeg hoolitseda ja mida vanemaks me saame, seda rohkem peame aega ka planeerima selle naha eest hoolitsemisele. Ja muidugi vaadata, et mis toitu ma söön, kas see on päris toit, mida ma söön, et kui palju sellest on töödeldud toitu, kui palju sellest täna me üldse võib-olla ka omastame, et kindlasti jälgida oma seedetrakti, et kui hästi ja kui mugavalt sa tunned ennast peale söömist, kui hästi sa tunned ennast tund aega peale söömist, mida su kõht räägib, et mis keelt ta räägib sinuga. Aga kui ma nüüd söön ikkagi tervislikult ja hästi ja jälgin, et ma saaks kõik valgud ja ma ei tea, kõik need asjad kätte, on ju,
kas ma siis ikkagi toidust ei saa kõiki aineid kätte, et ma peaks võtma juurde toidulisandeid? Ideaalne oleks, et saaks toidust kõik kätte, see oleks ideaalne ja ma usun, et mõnedel inimestel võib-olla isegi see õnnestub, et see väga palju sõltub, aga täna, kui me vaatame suuremat pilti, siis Eesti mullad on toitainete vaesed. Mulle meenub kohe üks lugu sellega, kui kunagi ühed noored pöördusid minu poole, soovisid Eesti maheda peediga minna Ameerika turule. Ja et meil on mahepeet ja seda on palju ja südamega oleme kasvatanud ja aga mis selles peedi sees võiks siis head olla? No peedi sees teatavasti on palju rauda. Mis siis selgus, kui me kõik analüüsid ära tegime, et isegi ei ole natuke rauda, ehk et selle peediga ei olnud võimalik konkureerivalt kuhugi minna, et sinna tuli lisada nii-öelda siis aineid juurde, mida üks peet peaks sisaldama. Ja nii me täna oleme kahjuks oma toiduga sellele maale jõudnud, et mullad on vaesed, toit on töödeldud ja muidugi stress kulutab ka väga palju mineraale ja ei saa ka nagu mööda vaadata, et menopaus samamoodi muudab ainevahetust. Ja seega küsimus pole täna mitte kas peaks, vaid milline minu koormus täna, milline on minu kehakoormus, et mida ma nagu vajan. Ja vahel piisab sellest, et istud korra maha ja küsid, mida ma vajan praegu. Ma vajaks praegu tassike teed ja ongi kõik hästi. Tasubki võtta endal paber ja pliiats ja nädala jooksul kõik kirja panna, mida ma vajan. Ja sealt hakkab välja kooruma ja tekivad uued küsimused, et tunda ennast võimalikult hästi selles imeilusas naise kehas. No siis tundengi, et mul tunnen ennast siit halvasti ja siit mul läks nüüd seda vaja ja lähen siis ostan ühe toidulisandi, teise toidulisandi, kolmanda toidulisandi, aga kui palju neid siis ikkagi võib nagu korraga tarbida, kus nagu see mõistlik piir jookseb, sest tõesti inimestel on kodus mingi riiul on täis, on ju, ja siis sa ei tea, mida võtta, kuidas võtta ja kas mul seda üldse vaja on. Ja lõpuks see lõpeb sellega, et need on üle aja seisnud ja sa viskad need prügikasti. Et inimesed raiskavad tegelikult väga palju raha teadmatusest toidulisandite peale, eriti kui nad soovivad kvaliteetseid toidulisandeid, need ei ole odavad ja nad ostavad siis, kui nad kuskil kuulevad, et seda soovitatakse naistele, seda, aga katsumegi kuidagi nagu selle teha üksipulgi inimestele selgeks, et läheme kuidagi step by step, et inimene tõesti saaks nüüd täna kasu. Et alustamegi kõigepealt ikkagi sellest, et kui palju erinevaid toidulisandeid võib üldse korraga tarbida, kas seal jookseb kuskil mingi mõistlik piir, et liiga palju võib olla? Piiri tegelikult ei ole, pigem teatud toidulisandite puhul kõigepeaks üldse võib-olla räägime, mis asi see toidulisand on. Toidulisand on, sõna toit ütleb juba ette ära, et tegu on meil toiduga. Et siis võikski küsida, et kui palju toitu võiks päevas süüa, et see on väga individuaalne, see sõltub. Et mõni inimene kannatab valku rohkem, teine inimene ei kannata, vajab rohkem kiudaineid juurde, et valk seidiks ära. Ja toidulisand on kontsentreeritum viis toitu omastada ja teinekord süüakse teatuid toite, sellepärast, et see toit sisaldab teatuid aineid, mida me siis vajame oma tervise toetamiseks. Ega muidu ei öelda, et olgu sulle toit ravimiks ja ravim sulle toiduks, nii võiks ka toidulisanditesse suhtuda, et kõike ei peaks sööma. Ma soovitaks võib-olla perearstiga nõu pidada, vähemalt aastas korra võiks ferritiini mõõta, naised 45+, B12 kindlasti, jah, rauda. B2 raud kindlasti ei ole selline toidulisand, mida võiks võtta, et mul sõbranna võtab ja tuli energiat juurde, et ma võtan ka, et kindlasti rauda aga miks? Ta muutub toksiliseks, et kui teda on üleliia. B12 sama lugu, D-vitamiini puudus on enamasti inimestel, eriti Põhjamaa inimestel, ma kuulsin, et Britil vastupidi, et on teda jaguks meilegi anda. Ma soovitaks nagu aastaringselt võiks igal juhul D3 vitamiinile rõhku panna, naised 45+ võiks ka veel K2 peale mõelda, ehk et D3 koos K2-ga. Aga see D3, kui palju seda peab päevas võtma? D3 2000 kuni 4000 IU-d võiks olla selline soovituslik annus. Aga meil on siin enne räägitud, et D-vitamiin ikka peaks ka mõõtma enne, kui hakkad võtma. Kui ei ole kunagi
mõõdetud, muidugi soovitaks mõõta. Ja sest minul tuli ju täitsa üllatusena, mul on 400. No see on tõesti mõõt üllatus. ja tavalisel eestlasel on keskmiselt 40. Ja D-vitamiini peaks võtma ju hommikul. Jaa, ma võib-olla äkki räägikski niisugustest üldvitamiinidest, mineraalidest, mida 45 pluss üles naised võiksid tähelepanu pöörata, mitte kõik, sest et kõik me olemegi individuaalsed, erinevad, et pigem nagu kaardistada, kas ma vajan seda. Aga kuidas ma seda kaardistan? Kui me lähme teele, ma hakkan rääkima, siis räägin juurde ka, et kreatiin on üks selline lihaseid toetav ja naised menopausi ajal võiksid hakata küll kreatiini tarbima, kes spordiga varem ei ole tarbinud. Ta on puhas lihase energia, et kui sa trenni teed, sporti teed ja mida vanemaks me saame seda, et ei ole enam, et reedeks mahub kleit selga, et see aeg on nagu läbi saanud. Ja lihase kasvatamisega on sama lugu, et sa näed nii palju rohkem vaeva ja kreatiin võiks olla siis siin juures abiks, mis aitaks ka sellele lihasele energiat anda. Nüüd, kas kreatiiniga on see, et kui sa samal ajal oma lihast ei koorma, siis tast ei ole mitte mingit kasu? Päris nii ei saa öelda, ei ole jah. Menopausis naistel alates vastupidi tegelikult, et ei toimuks seda lihaste nii-öelda siis vähenemist, võiks hakata kreatiini juurde võtma ka ilma, kui ta üldse mitte mingit trenni ei tee. Nii, aga mis ajahetkel kreatiini, kui me mõtleme niimoodi, teeme siukse toreda plaani, siit lähme, et kui on hommik, lõuna, õhtu, et kuhu see kreatiin? Kreatiinile ei ole antud aega, aga D-vitamiin, kuna ta on rasvlahustuv vitamiin, võiks võtta hommikul peale sööki, sest ta on ka energiat andev. Et me korra juba mainisime D3, et aga koos K2-ga magneesiumit kindlasti võtta. Magneesiumeid on palju erinevaid. Et milliseid siis need võtta, millised on need hästi imenduvad, ma saan aru, et mingid on, mis ei imendu nii hästi. Jälle peaks vaatama, et mille jaoks ma seda magneesiumi vajan kõige rohkem. Et magneesiumglütsinaat on üks väga hästi omastuv magneesium ja ta on närvisüsteemi rahustava toimega. Ma ise ütlen, et aitab õhtul rongi pealt maha saada. Et soovitaks teda võtta õhtul, aga ta aitab ka heale unele kaasa. Nii et kui tunnike enne magama minekut teda võtta, siis on ka temast une nii-öelda kvaliteedile kasu. Magneesiumtrionaat on üks minu lemmikuid, mis on ka natuke rahustava toimega, aga ta on üks ainuke magneesium, mis mõjub tegelikult otseselt meie nii-öelda siis ajule sellisel viisil, et ta ka parandab nii kognitiivset kui ka sellist mälu sellisel kujul, et seda mäluteravust, et kui sa mõtled, et no millises sahtlis mul see lause nüüd oli, et kus ta nüüd oli, et kuidas ma nagu otse tee saaksin nii-öelda oma vastustele, et siis kui sa 12 nädalat trionaadiga kuurid, et siis saad aru, et vau, et on meeles sellised asjad, miks ma kööki läksin, et muidu käid mitu korda ja tule meelde. Magneesiumtsitraat on energiat andev, et kui mul ongi palju vaja päeva jooksul füüsiliselt näiteks energiat kulutada, siis võiks päeval või juba hommikul võtta magneesiumtsitraati. Tsitraat ise on hästi omastuv, aga ta võib ka mõnel inimesel mõjuda seedetraktile ja teha kõhu natuke pehmemaks, et see on nagu hea indikaator, et nüüd vist läks paljuks, et kui palju on nagu palju. Aga kas neid magneesiumeid võib siis kõiki korraga ka võtta? Võib, on ka veel magneesiummalaat, malaati ma soovitan eeskätt sellepärast, et kellel jalad löövad krampi öösel või on rahutud jalad, kes seisavad palju jalge peal, siis jalad vajaksid just nimelt malaati ja ka Ecoshil on olemas magneesiumkompleks, Magneesium Pro, kus on nad kõik ka sees olemas, välja arvatud trionaat siis ja magneesiumtrionaati tauraati soovitatakse õhtul eeskätt siis südame toetuseks. Ja veel eraldi nagu vormidest rääkida, siis on kõik need magneesiumid teinekord pandud ka liposoomsesse vormi, mis on siis seedetraktile pehmem ja aitab ka paremini omastuda. Mida see liposoomne tähendab? Tähendab seda, et kas siis mineraal või siis vitamiin on kapseldatud nii-öelda siis väiksesse sellisesse
õli siis kiht on peale tehtud talle, sageli just päevalillel letsitiiniga näiteks, ja viidud sellisesse liposoomsesse vormi, et tema imendumine toimub aeglasemalt, järk-järgult, ja ta ei ärrita nii palju meie nii-öelda magu- või seedetrakti. Aga miks need liposoomsed on kallimad kui need tavalised? No toon näiteks kui me võtame C-vitamiini, mida inimesel on vaja igapäevaselt, C-vitamiin nagu magneesiumgi võtab osa üle 300 protsessi organismis, et aitab imenduda raual, ta aitab meil luud, et oleks tugevad, aga kui me võtame askorbiinhappe, siis me omastame sealt 10–30% ainult. Ja C-vitamiin saab organismis otsa keskeltläbi 4 tunniga. 4, maksimum 5 tundi. Nii et kui sa esmaspäeval sõid, siis tänaseks on kindlasti otsas, ütleme siis nii. Nüüd, kui sa võtad liposoomse vormina, siis imendumine toimub järk-järgult ja sul jagub terveks päevaks. Et siit ka põhjus, miks eelistada teinekord liposoomset vormi. Aga kui on näiteks viirus, siis ongi vaja võib-olla niisugust kiiremat imendumist ja siis võiks võtta otse. Et peale askorbiini on ka veel teisi C-vitamiine vorme, askorbaadid ja on kõik võimalikud Eesti marjad on C-vitamiini rikkad, et iga päev võiks tulla väike peotäis Eesti marju, siis on see garanteeritud, et meil luud on terved. Kas just need metsamarjad või kaiamarjad? Meie Eestis koduaias kasvanud mustsõstardel on rohkem kui C-vitamiini kui ükskõik millisel mustikal, mida me poest ostame. Aga muidugi kõik metsikult kasvanud marjad, taimed on hästi võimsad ka oksüdantide poolest, mida eriti eakamal inimesel on rohkem vaja kui noorel inimesel. Nii et see C-vitamiin, mida müüakse apteegis, mis on need lahustuvad, need siuksed tuubid on ja siis pistad klaasi vee sisse ja maitseb ilgelt keemia maitse järgi, aga mis sa nende enamasti nad sisaldavad askorbiinhapet ja nad on nad võivad olla maole tundlikud, et peab nagu proovima, et kas sinu magu kannatab niisugust seed tarbida. Aga siia vahele ma tahaksin tegelikult hoopis tänada Ecoshit, et Ecosh on meie väga hea koostööpartner ja aitab Rokkidest 100 episoodid sinuni tuua ja kui sa lähed Ecoshi kodulehele nende veebipoodi ja sisestad sinna koodi 10020, siis sa saad kõik Ecoshi täishinnaga tooted 20% soodsamalt. Nii et meie oleme Ecoshile toetuse eest väga tänulikud. Aitäh, Ecosh! Ja me alati järgime seda, et kõik koostööpartnerid, kelle tooteid me üldse teile pakume, on need, mida me ise tarbime ja ise kasutame igapäevaselt. Ehk siis ma teen väikse vahekokkuvõtte, et siis igapäevaselt me vajame, eks ju, D3+K2, kui just ei ole selline eriolukord nagu minul selle D3-ga, siis kreatiini, eks ju, et hoida oma lihaseid ja magneesiumi nüüd vastavalt siis millele, aga ma kujutan ette tõesti, et meie vanuses, mina saan ka see aasta 50, et meie vanuses on vaja tegelikult ju nii ajule kui energiale, kui nende rahutute jalgadele võib-olla mõnedele, eks ju. Kas on siit mingi magneesiumi vorm, mis aitab ka, kui selle ülemineku eas tekib see kaalutõus, et kas mingi magneesiumi vorm aitas, kas ta kaalu nagu tasakaalustada ja langetada natuke? Ja, pigem ma ütleksin, et mineraalid üldse, kui östrogen langeb, siis mineraalid ka ja nende omastavus väheneb, et ei saa võtta, et eraldi just ekstra see magneesiumi vorm. Aha. Et mul on magneesiumide kohta ütlus, et naised 45–145 ei pea päevagi vahele jätma, et aga kuna mitte võtta toidulisandeid, et kui ma olen puhkama, siis ma teen pausi, aga muidu ikkagi võtan näiteks magneesium on kindlasti üks nendest, mida ma igapäevaselt tarbin. No meil on siin ennegi räägitud, et surmani tuleb võtta magneesiumit ja omega-3. Ja omega-3, just. Ehk siis ma saan aru, et kuna me juba ütlesime siin välja, et kuni 145, ehk siis kui me rokkime 100, siis on veel kolmandik minna. Ja. Nii et ühesõnaga saateid jagub küllaga kõigile kuulamiseks. Sa lugesid nüüd ette need, aga C-vitamiin, kas see on siis ka midagi sellist, mida me peaks kogu aeg võtma või selle me saame kuidagi ikkagi marjadest? Me saame päris palju toidust C-vitamiini, et tulebki oma toidulaud korraks üle hinnata, kui lõunasöögiks on C-vitamiin hävib, kui teda kuumutada ja kui lõunasöögiks on soe toit, siis ei pruugi see sisaldada C-vitamiini, et igal juhul võiks nagu vaadata, et kus kohast minu C-vitamiin päevas tuleb.
marjadest oleks ideaalne muidugi. Kus veel on C-vitamiini, kas nendes apelsinides on või? On ikka, apelsinid, sidrunid, et toidust saab väga kenasti, saab C-vitamiini kätte, et peab vaatama jälle ka seal, et oleks tasakaal, et ja kui palju see seedetrakt nagu kannatab siis tsitruselisi võtta. Aga mida veel naine vajab, on lisaks ka veel omega-3-le kui naised trenni teevad, siis võiks mõelda, et kas tuleb see valk söögiga piisavalt kokku, et söögi korraks võiks ideaalis tulla 30 grammi, miinimum ideaalis võiks päeva jooksul ikkagi 100 grammis valku ära tulla. Paljudel naistel eeskätt ütlevad, et valk paneb kõhu kinni, siis peaks ka seda tasakaalustama, et kiudaineid juurde vaadata. Et tihtilugu on see loomne, just see piimavalk, mis kipub kõhu kinni panema, et kui te tarbite väga palju näiteks seal kodujuustu, kohupiima, selliseid asju ja ei tee piisavalt lihaskoormust juurde, et siis sellel on väga suur potentsiaal nagu tekitada sellist veepeetust ja kõhu kinnisust, et siis pigem nende piimsete valkudega nagu olla mõõdukas. Ma ütleks jälle, et see on individuaalne, aga nõus, et ja üldse loomne valk kipub rohkem, mida inimene eakamaks saab, seda aeglasemaks see seedimine läheb ja sageli juhtubki, et päris eakatel inimestel see valgu sisaldus toiduratsioonis läheb päris alla. Ja sellisel puhul isegi võiks mõelda, et valgupulbrit võtta juurde, kui ei jaksa nii-öelda siis liha süüa. Kas siis see organism suudab sealt pulbrist seda valku lihtsamini omastada kui lihast? Ja, suudab. Näiteks minul on küll vahel ka selline periood, kus mul ei ole üldse lihaisu. Et ma tõesti ei taha seda liha nii palju, kui ma peaks 30 grammi või 100 grammi päevas, ma ei suuda seda süüa nii palju. Et täitsa on selliseid päevi ja perioode, kus ma hea meelega ja ka seda taimset valku ei jaksa ka nii palju süüa. Aga mis valgud need pulbriga on siis, mida soovitada? Hernevalk võiks vaadata. Kuidas see kanepivalk on? Kas seal on ka? Ja jälle peab vaatama, et kuidas kellegile sobib, et üks toidukord rikastada, kas siis suvisel perioodil näiteks oma smutit valguga. Ideaalis võiksime kõik asjad saada toidust, aga ei kipu eks ju tulemani ja 2 kanaga päevas ära ei söö. Aga muidugi naistel üks oluline on kollageen, et kollageen hakkab ju ka kehast nii-öelda välja minema, keha ei tooda enam kollageeni mitte välja minema. Ja selleks on ka C-vitamiini vaja. Olete kuulnud, kuidas on öeldud paljudes legendides, et miks on Eesti naised nii ilusad? Ka eakatena, et kui me vaatame söövad sülti. Jaa, see on absoluutselt, sült sisaldab ka kollageeni. Ja marjad. Ja marjad, C-vitamiin. Just. Ja kui me veel nagu laiemat pilti vaatame, siis Eesti mullastik on väga ränirikas. Ja räni on üks komponentidest, mis paneb ka kollageeni tootma, nii et võiks ka vaadata, et kus kohas seda räni tuleks juurde. Näiteks suvisel perioodil põldosa teed, põldosi on kõige ränirikkam. Ja Eesti köögiviljad on märksa ränirikkamad kui meie naabritel näiteks, et sellepärast ka me oleme ilusamad. Mõned ütlevad, et ei ole vaja võtta mingeid kollageeni neid toidulisandeid, et sa saad kõik siis seal, ma ei tea, söös on ju sülti ja puljongit, seda on meil siin ka räägitud. Mis siis on, kas ma pean võtma mingit kollageeni lisandit või ma ikkagi on võimalik saada ikkagi süldist ja puljongis piisav kogus kätte? Mina olen teinud niimoodi, et ma selleks, et see kollageen tõesti eralduks, siis on õigel temperatuuril, aeglasel temperatuuril ja ta peab vähemalt 6 tundi sul põdisema ja ma panen väikestesse nii-öelda klotsikestesse ja sügavkülma ja teen sellega supipõhjad, kastmed, et ma kasutan nagu ka igapäevases toidus ja aastas teen, ütleme, 1-2 kollageeni kuuri. Kollageeniga ei anna nagu selles mõttes nagu üle panna, et kellel soovib ka kollageeni lisada, kes on smuutitarbijad, et lisada kollageeni juurde, see on ka täitsa okei. Aga milline kollageen siis omastub, sest et sellest on ka väga palju räägitud, et kuna jälle iga asi, mis jõuab nii-öelda avalikkuseni, see muutub äriks automaatselt. No nii on, jah. Ja siis neid tootjaid tekib tõesti väga palju erinevaid. Ja siis kohe ka räägitakse seda, et millist vormi kollageeni üldse tasub tarbida, mis üldse omastaks organismis, et mida sina ütled, et milline see kollageen peab siis olema? 1. ja 3. tüübi kollageen on
kollageen, mis siis mõjutab otseselt meil nahka ja ka liigeseid, ja teise tüübi kollageen on mis siis aitab meil liigesel vetruvust ja liigesvedelikku, ja neid esimest, teist ja kolmandat kunagi koos ei tohiks tarbida, teine peaks olema eraldi. Et seda peaks nagu vaatama, kui kollageeni ostate, et ei oleks sealt 1-5, et kõik on seal sees, ehk et see teine ei lase teistel omastuda ja ise ka siis ei omastu. Aga kui sa sülti sööd, millised tüübid seal sees on? Tegelikult on kuni 18 tüüpi, kõik on seal sees olemas, me lihtsalt ei jaksa nii, nagu ei jaksa liha süüa iga päev, ei jaksa ka sülti iga päev süüa, et siis peabki vaatama. Aga kas see sült peaks... Keha toodab kollageeni ise ka, peab vaatama, et tulebki see biotäis marju või siis C-vitamiini ja et kuna meie köögiviljad on ka ränirikkad, et ei pea nagu 145 aastani järjest nüüd kollageeni sööma, et teha ikkagi kuurina. Aga süldis, kui ma poes vaatan, siis on tegelikult ainult üks sült, kus ma olen näinud, et see on naturaalse selle kallerdisega nii-öelda, muud on kõik mingid lisatud sinna mingid asjad. Ega želatiin on ka kollageen, aga ta ei imendu sellisel kujul, et meil tast abi oleks, et see on see häda. Mul on üks küsimus veel selle kollageeni kohta. Et siis marmelaadi söömisest ei ole kasu? Ei ole, jah. See on suhkur ka ju. Ei, no kui teha saab ise nagu teha. Sealt tervislik saab teisi asju ka. Aga puljongiga, kui ma keedan puljongit, millegi pärast viimasel ajal, kui ma olen keetnud kanapuljongit, ta ei kallerdu või noh, vaata, kui ta läheb külmaks. Mida see tähendab? Kas, et see puljong oleks kollageeni rohke, kas ta peab ikkagi külmas olles nagu kallerduma? Või seal on muidu ka seda, kui ma olen seda tunde keetnud? Võib-olla on sul vett liiga palju. Et võib-olla seda kohta vaadata. Kanal on ka suhteliselt peenikesed need luud, et kui sa võtad veisekondi ja siis sealt tuleb seda kallerdust rohkem eriti, kui miks muidu ju seajalgu ja seakõrvu, et need on niisugust liimainet tekitavad, et need panevad kallerduma, et sageli panti süldi sisse just selliseid nii-öelda siis subprodukte ka juurde, et kuigi jalad vist ei ole. Aga see siis ei tähenda seda, et kui Kaidi on keetnud, eks ju, neid kanakonte piisavalt kaua ja ta ei kallerdu, et see ei tähenda seda, et seal ei ole seda kollageeni, et see ei ole... Kanapuljong on maailma parim asi, et ärge nüüd kanapuljongit selle pärast tegemata jätke, et seal on nii palju muid kasulikke, kui just ei ole ta nii-öelda siis antibiootikume täis näiteks, on ju, et kallertus on ikkagi tõestus sellest, et see sisaldab kollageeni. See on tegelikult fakt. Aga mis see vahekord siis peaks olema kanal ja veel? Kohe lähme toidulisandite juurde tagasi. ma ei ole väga suur toiduspetsialist, ütleme, et aga kuna ma ise ka keedan endale, siis kana ju paisub, vaata, kui sa teda keedad, et kui ma panen ta vette, siis täpselt nii palju, et ma saan siis selle kulbiga, selle sõelakulbiga võtta selle vahu ära. Et kui ma saan vahu ära võtta ja siis see kana paisub selle veega, siis ta jääb, igal juhul ta jääb välja ja selle auruga ta küpseb. Et mina olen võtnud nagu sellise, mind vanaema õpetas niimoodi. Need vanaemade tarkust on väga head, neid tasub kuulata. Nii, aga lähme edasi. Mis on nüüd veel, mis 45 pluss naine võiks võtta? Probiootikumid kindlasti võiksid olla ka, vähemalt ennast tuttavaks teha piimhappebakteritega, sest tänapäeval on piimhappebakterid, on selleks stress näiteks ja ega see stress ei ole ka halb asi, ütleme, et kui see pinget on lihtsalt palju, millega me ei tule toime, siis alati ei pea kohe rahusti järgi haarama, et võib-olla jälle vaadata ja korraks kuulatada, et kui oled mitte endale sobivat toitu söönud, soolestik annab tunda, on see siis antibiootikumi kuuri tagajärjel, on see siis pärmseen põhjuseks, et neid põhjuseid, miks võiks piimhappebaktereid ja kiudaineid, mis on siis bakterite toiduks, omada endal nii-öelda siis on päris pikk ja isegi lastele soovitan, et ei peaks, sageli on vanemad hädas, et lapsed on nii ülemeelikud ja ei saa neid kuidagi rongi pealt nagu sealt maha,
et teinekord isegi vaadata seda kohta, et enne kui lapsele rahusteid hakata või antidepressante andma, et võiks teha piimhappebakteritega kuuri. Aga kui on pinget palju, siis võiks igal juhul oma seedetrakti toetada ka piimhappebakteritega ja vastavalt siis nüüd ka, et noh, mille jaoks. ECOSHil on spetsiaalselt ka naistele loodud probiootikumid, mis on siis need bakterid, kes elavad meil soolestikus, need ei ela meil ju tuppes ja jumal tänatud, muidu läks päris jamaks. Et nad toetavad ka tuppe mikrofloorat ja toon lihtsalt näite, et kui vahetatakse seksuaalpartnereid ja meie tuppes pH muutub, oleks hea toetada, ütleks siis, et kõik probleemid, mis on nabast allapoole, ka põieprobleemid, kui ikkagi aevastamisega tuleb tilt püksi, võiks ka teha probiootikumidega ühe väikese kuuri, et olla kindel, et ma olen toetanud ennast ka sealt altpoolt. Aga neid on seal apteegis ka nii palju erinevaid, ma tean, ma olen ise seisnud seal riiuli ees ja mõtlen, et okei, et mul vist oleks vaja, aga ega ma kindel ka ei ole. Kus ma üldse tean, et mul seda probiootikumi vaja on ja millist võtta? Sõltub sellest probleemist, eks ole, et erinevad bakterid toetavad meid organismis erinevalt. Aga kui mul on seedimise probleemid? Jaa, siis võiks alustada lihtsamate bakteritega ja olulisem on tegelikult tegeleda ka sellega, et see bakter kinnituks sul soole seina külge ja selleks on bakteril toitu vaja anda. Ja selleks toiduks on kiudained ja nüüd peaks seal omakorda vaatama, et millised kiudained sulle sobivad, et ta sul kas siis on sooleprobleem, ega bakterite heaolust sõltub ka sinu õnnehormoonide tootmine, serotoniini tase organismis, et ka seda toodetakse meil nii-öelda siis peensooles, et ei toimu see ajus. Et kui me oleme ikkagi bakterivaegus ja mul on pikemat aega nagu halb tuju ja kõik ajab mind närvi ja kogu maailm on minu vastu, siis ma teeks küll piimhappebakteritega ühe kuuri. Ja muidugi apteekrid oskavad ka soovitada ja soovitan ka bioteekades minna, et neid on meil siin Tallinnas päris mitu, kus bioteekrid on väga pädevad tegema soovitusi, et millised just teile võiksid sobida. Peaaegu 3 aastat tagasi hakkasin Austraalia teadlaste käel õppima üldse soole mikrofloorat ja mikrobiomi ja kõike, kuidas seda nii-öelda toita ja parandada selle struktuuri ja kõike nii edasi. Need Austraalia teadlased pakkusid välja väga hea fermenteerimisviisi, kuidas luua nii-öelda kontrollitud bakterite kasvu fermenteeritud salatis. Ja samaaegselt siis seal on need juurviljad, eks ju, kiudained ja kõik need head vitamiinid koos. Ja pean ütlema, et nüüd, kui ma olen seda perele teinud nüüd mitu aastat, kuna seal on olemas juba kõik need kiudained ja vitamiinid pluss siis need probiootikumid, et näiteks kuna meil peres on, eks ju, mitu teismelist, siis kellel on tekkinud vistrikud, siis kui ma olen hakanud nendele sinna toidu juurde andma seda salatit, on läinud nahkorda. Ja samamoodi igasuguste meeleoluhäiretega noortele, et mina ka alati soovitan, et vaadake, mis te sööte, ka kodune toidulaud ja pluss C-vitamiin. Ennem kui te üldse suundute mingite meeleoluhäirete ravimite suunas, et tõesti proovige anda oma noortele teismeliste C-vitamiini, seesama ECOSHi C-vitamiin, see tõesti toetab ja aitab ka selle noore inimese arengut, kui tal niikuinii teismeeas ju see meeleolu kõigub, aga kui sa näed, et see kõigub juba liiga palju ja sul on kahtlus, et äkki on depressioon või midagi, et siis just see C-vitamiini ja just selle probiootilise salatiga on minul väga head kogemused just oma laste peal. Aga kui ei ole probiootilist salatit? Aga seda on väga lihtne teha. Ei, ma saan aru, aga kas siis võib olla ka C-vitamiin ja probiootikum? Jaa. Ja immuunsus otseses mõttes sõltub meil sellest, kui hästi meie bakteritel meiega koos elad on. Lapsed kuni 15 aastat ütleme, et ei ole immuunsus veel välja kujunenud ja naised 60 pluss hakkab see immuunsus samamoodi tunda andma, et kus nagu sa peaks iga päev mõtlema, kuidas toetada siis oma seedetrakti, et immuunsust hoida ja hapendatud fermenteeritud toidud on nagu parim selleks. Ja. Ma tean, me kohe varsti räägime ka sellest, kuidas neid toidulisandeid võtta, aga et ma ära ei unustama, selle küsin ikkagi praegu ära, et kui noorele siis anda C-vitamiini ja probiootikumi, ütleme seda kapslit, mitte seda salatit, on ju,
kuidas siis, kas neid võib korraga võtta või kuidas neid peaks võtma? Saan rääkida ECOSHi toidulisanditele siis osundades, et ECOSHi probiootikumid sisaldavad juba kiudaineid ja neid võib võtta ka peale sööki. Muidu soovitatakse siis piimhappebaktereid võtta tühja kõhuga ja siinkohal peakski ka siis bioteekri käest või apteekri käest küsima, et kas see sisaldab kiudaineid juba see toode. Aga C-vitamiini? C-vitamiini ka peale sööki. Et neid võib korraga, need 2 kapslit alla neelata? Neid võib täitsa korraga võtta, aga C-vitamiin on ka nüüd ergutava toimega, ta on energiat andev. Pigem siis hommikupoole päeva, et peale 4 ma enam ei võtaks, aga kui inimene on haigestunud ja vajab nii-öelda siis tuge, et siis sellisel juhul võib ka ikkagi õhtul võtta. Aga kas C-vitamiini koos D-vitamiiniga võib võtta üheaegselt? Jaa. Okay. Peale sööki võib, üks on küll vesilahustuv, teine on õlibaasil, aga kui on toidus rasva, et siis võib. Et toit võiks sisaldada natukene rasva. Kas me hakkame nüüd rääkima, kuidas neid toidulisandeid võtta või on sul veel mõni välja tuua? Mõni veel on. Too välja mõni veel. B-vitamiin kindlasti on üks, soovitaks teha eeskätt nendel inimestel, kes ei tarbi väga palju liha, sest lihast saame kõige enam B-vitamiinid kätte ja et B-kompleksist saab ka B12 kätte, et võiks aastas teha 1-2 kuuri vastu kevadet eriti, kui energiatase läheb alla, et sest B-st tuleb just see power, see energia nendele nii ajule, nii soolestikule kui ka lihastele on B-vitamiini vaja. Aga sina rääkisid seda, et on mingid uuringud selle B-vitamiiniga, kuidas ei tohi ka niisama võtta, et testima. Mina lugesin, et seda ka, kui sa nagu see kogus läheb liiga suureks organismis, et siis ta mõjub nii nagu see ferritiin hakkab mõjuma toksiliselt. Kas sa kinnitad või lükkad ümber? Mitte kõik B-vitamiinid, kui me räägime B-kompleksist, siis seal on B1 kuni B12 ja igal ühel neist on oma roll täita organismis ja selleks on ka ette antud nii-öelda siis lubatud piirmäärad, kui palju võib üks toidulisand, mis on 100% päevasest rotatsioonist, mis on normaalne, ei ole antud ülempiiri, sageli võivad need B-vitamiinid sisaldada rohkem kui 100%, siis peaks ikkagi ise piiluma sinna sildi peale ja vaatama, kui palju seal on, sest B6 on üks nendest vitamiinidest, mida sageli pannakse ka magneesiumile hulka, mis ta võib ka teistes toidulisandites olla, et B6, kui üle tarbida, võib mõjutada otseses mõttes närvisüsteemi, et ma ei soovitaks sellega nii-öelda siis liialdada. Aga kuidas ta seda närvisüsteemi siis negatiivses mõttes hakkab mõjutama, muutud närviliseks? Suurtes doosides B6 vitamiin võib mõjutada närvisüsteemi, eeskätt siis perifeerset närvisüsteemi, kus sõrmed võivad hakata ära surema, käed, labakäed ja ka labajalad võivad ära surra, et anda niisugust impulssi. Et need on nagu sellised märgid, mida siis märgata, et kui on pikaaegselt siis B6 üle tarvitatud. Kas on veel mingeid toidulisandeid, mida 45+ naine võiks tarbida? Võib-olla mitte nagu igapäevaselt, aga kui energiatase on väga all, siis võiks kaaluda ka Q10 ubikinoon vormi. Ma segan korra, mis see Q10 tegelikult täpsemalt on? Q10 koensüüm, mida eeskätt vajab meie süda, 75% südame energiast tuleb Q10-st, aga me saame seda ka munast, me saame seda päris paljudest ka toitudest, et kui toidust omastamine on hea, siis ei ole eraldi vaja ka seda Q10 juurde võtta, aga kui tunned, et ei tule seda energiat, siis Q10 võiks teha küll ka kuuri, et vastu kevadet, et kui tunned, et süda tahaks nüüd jõudu juurde saada. Et. Kui ma vahele segasin, ütlesid mingi vormi, milles seda tuleks võtta? Ubikinoon vorm, mis oleks hästi omastav, eakamatele inimestele kirjutatakse ka, soovitatakse ka ubikinool vormi ja vahel on nagu kokku pantud ubikinoon koos ubikinooliga. Mis asi see ubinikool? Ubikinoon või ubikinool? Mis see on? Ma arvan, et meie eas ubikinoon vorm on nagu parem.
ta on väga tundlik, on see koensüüm ja teatud vormid ei omastu, et kui nad puutuvad kokku õhuga, siis nad kaotavad oma aktiivsuse ja sa ei saa sealt vajalikku kätte, et siis ta peaks olema ideaalis rasvlahustuv või siis on spetsiaalselt teda töödeldud nii, et kui ta õhuga kokku puutub, et organism sealt ka vajalikku nii-öelda siis koensüümi kätte saaks. Aga tõesti, süda vajab ubikinooni ja väga paljud siis eaga seotud haigused seostatakse Q10 puudusest, et see on ka põhjus, miks talle pööratakse rohkem tähelepanu. Mis on need kuuri pikkused? Et oletame, et nüüd hakkab see kevad tulema, eks ju, ja meil on viimanegi ressurss ära kulutatud ja kui on veel väga tihe elutempo, mis ju tegelikult tänapäeva naistel väga paljudel on, et see rööp absoluutne rähklemine on ikkagi tänapäevane väga omane. Et mis see kuur on, kui pikalt peaks seda võtma? Mineraalidele olen ma soovitanud 6-7 nädalat, et aga sõltub, millega inimene ise ka tegeleb, et kui on füüsiliselt palju liikumist, siis sa kulutad need mineraalid lihtsalt ära. Kui on ajuga väga palju tööd? Kui ajuga on väga palju tööd, siis ega samamoodi tegelikult mineraale kulub sinna ka ja aju tahab saada mida veel, ta tahab saada B-vitamiin, ta tahab saada häid rasvu. Aju ise koosneb rasvast, et omega-3 on kindlasti üks nendest toidulisanditest, mida võiks 145-ni nüüd järgi panna. Et ma olen oma praktikas kohanud vist ühte inimest, kes on toidust saanud omal kõik vajalikud omega-3 kätte, et rasvhapped on olnud tasakaalus, aga ta oli kalamehe naine. Ja ta sõi ise ka kala, nii et kasvanduse kalast ei tule ma just tahtsin öelda, et tänapäeval on ju tegelikult öeldakse, et Läänemere kala on väga mürke täis, sest Läänemeri on kahjuks nii mürgine, et soovitatakse isegi eestlastele Peipsi kala rohkem, et Peipsi järv on puhtam. Kus see omega-3 kalale tuleb? Veetikatest. Ja kasvanduse kala, kui just selle tema nii-öelda siis toidu sisse ei ole ekstra pantud, siis omega-3, siis ega tal omega-3 väga ei satu ka tulema. Aga mina lugesin just, et tegelikult omega-3 palju rohkem on tursamaksas, kui on näiteks siis, ma ei tea, kas lõhes või ükskõik mis kalas. Kalamarjas on kõige rohkem isegi on valku ja häid omega-3-sid, aga tursamaks sisaldab ka tõesti, on täitsa õigus, aga ta sisaldab ka väga palju kaloreid, et saada oma omega-3 vajadus päevas kätte, siis kui 150 grammi kilu päevas süüa, siis saab kätte küll. Aga kilust saab ka, aga heeringast, räimest? Kilust, räimest, heeringas kõigist saab, aga saab ka linaseemnetest ja saab väga palju on omega-3 tudraõlis ja tudraõliga on õli, mida kannatab ka pannile panna, et kuumutada, et ja on niisugune mõnusa päikselise maitsega ja ei tekita põletikke nii nagu rapsiõli. Aga kas seal kuumutamisel jääb see omega siis alles? Jääb alles. Ja linaseemnetega on siis nii, et need tuleb värskelt purustada, seda ei tohi jätta seisma, nii et ärge oske purustatud linaseemneid omega-3-ks, vaid purustage värskelt kohviveskis näiteks. No ma kilu puhul ütlesin 150 grammi, et seda on ikka päris palju, iga päev me nii palju ei söö ja see seabki meile piirid, et omega-3 võiks plaanida, et ta võiks meil nii-öelda ka nii-öelda toidulisandite menüüs juures olla. See pudel sealt. Ja see ongi muide koos tudraõliga ja tudraõli sisaldab ka looduslikku antioksidant E-vitamiini. Kas siin on väga tugev see kala maitse või? Ei ole. Kodus vahepeal anti meile appi, mul on siiamaani, sest ma siiamaani ei suuda tarbida. See oli õudne, mis oli nõuka ajal. Aga soovitan kindlasti koos toiduga, rasvu sisaldava toiduga peale sööki. Sest need, kelles on refluksile kalduvad, et ta võib tekitada refluksi. Mina olen seda võtnud, aga ta on ikkagi, vaata see õli, sa neelata alla ja siis ma tahaks kohe peale juua. Kas see on okei või? See on okei, muidugi on okei. Ma joongi kohe peale, sest ma mõtlen, mul ükskõik on ju, kas ta mõjub või või. Muidugi, ikka tuleb peale juua. Jaa, see on okei. Kas seda omekat on seal vahet, kas seda võtta vedelal kujul või kapsli kujul? Tasub vaadata eeskätt, kui palju seal epat ja teehat. Et kokku võiks tulla täiskasvanud inimesele miinimum 1000 milligrammi päeva jooksul, et hoida
põletikke, siis eeskätt neid madalaid põletikke, mis ennast peidavad, eks ole, et mis ei tule analüüsidega välja, aga kui on stressi rohkem, pinget rohkem, et siis võiks olla 1500 kuni 2000 milligrammi isegi päevas, et vaadata seda EPA ja TH suhet. Nii et kui ma 150 grammi kilu päevas ei söö, siis tuleks ikkagi võtta omegat juurde. Ja ma soovitaks küll, jah. Okei, nii aga räägime nüüd, mis on tegelikult inimestele väga segane. Kuidas mingeid toidulisandeid tarbida? Mida ma võin siis koos võtta, mida võtta koos toiduga ja nii edasi, et tihtipeale, et on küll purkidele peale kirjutatud, aga kui on ka purgile peale kirjutatud, võtta koos söögiga. Mida see tähendab? Kas ma pean võtma seda samal ajal, kui ma söön või ma võtan seda peale sööki? Kui on selliselt kirjutatud, et võtta koos söögiga, et siis võid rahulikult söögi ära süüa ja peale sööki võtta. Et mida võiks nagu enne hommikusööki võtta, on näiteks B-vitamiinid, sest nad on energiat andvad ja on vesilahustuvad. Üldjuhul kõik B-vitamiinid, et neid ei pea kartma, et organism tuleb nagu C-vitamiinigi puhul, tuleb üleliigsega toime, et sa lihtsalt pissid selle välja. Ettevaatust peaks olema just eeskätt õlilahustuvate vitamiinidega, A-vitamiiniga, D-vitamiiniga, K-vitamiiniga. Need on need vitamiinid, millega peaks arvestama, et kui nad kuhjuvad, need rasvlahustuvad vitamiinid, et nende normatiive vaadata, et mitte neid kuhjata. Ja need tahaks saada kõik alati kindlasti niisugust rasvainet alla, kas või võid määrida leiva peale, kes sööb leiva või et kui ainult on salat, siis võiks panna oliivõli natukene salati peale ja juba sealt tuleb seda rasvainet juurde. Mis sa ette lugesid, on need, mida tuleks võtta koos rasvase toiduga? Peale sööki. Peale sööki. Mis on nüüd need, mida peab võtma enne sööki? Tühja kõhu peale? Aminohapped soovitaks võtta, siis B-vitamiini soovitaks võtta. C-vitamiin ei oma tähtsust, aga kui võtta askorbiinhapet, ma soovitaks ikkagi võtta seda peale sööki, kuna ta ärritab magu. Et aga on ka on teisi vorme, et C-sid on, nagu magneesiumi vorme siin rääkisime, on C-sid on ka väga palju erinevaid vorme ja on märksa kõhusõbralikemaid vorme kui siis askorbiinhape. Rauda tuleks võtta kindlasti 1 tund peale sööki, peale hommikusööki, sest raud võib tekitada niisugust ka, üle ei tohiks teda võtta, ta võib tekitada oksüdatiivset stressi, kui puudus pole, siis rauda ei tohiks üldse võtta, et võiks perearsti juures mõõta seda rauataset. Aga kas on mingid füüsilised näidud, öeldakse, et näiteks kui on kogu aeg külm ja käed-jalad on külmad, et see on niisugune ütlus, et sul on võib-olla rauapuudus, et kas või sinikad tekivad kergesti. Jah, et kas peaks seda jälgima, siis võiks minna, eks ju, kontrollima. Just. Ja rauadepoo täitmine ei tule ka 1 nädalaga, et see depoo, et täis saaks, võtab 2-3 kuud aega, et enne ei ole mõtet kohe ka joosta ja uuesti analüüsi teha. Depoo on siis selle raua norm kehas. Just. Mis on siis nüüd need, mida peaks kindlasti võtma hommikul ja mida peaks kindlasti võtma õhtul või ma ei tea, pole seal üldse nagu vahet? No on ikka, kõik ergutava toimega võiksid jääda hommikupoole või siis ka lõunasse, aga mitte õhtuks. Me oleme siin juba maininud D-vitamiini, B-vitamiini, C-vitamiini, nad on kõik ergutava toimega. Aga mineraale võib päeva jooksul, mis ma olen ka soovitanud, et ärge võtke mineraale täiskõhuga, nad teatud mineraalid ei lase toitainetel hästi imenduda ja ideaalis võiks neid näiteks võtta kas siis vette panna, et juua tühja kõhuga päeva jooksul või siis hommikul alustada näiteks. Magneesium Pro, kus on need erinevad magneesiumi vormid sees, et seda võiks siis võtta hommikul kas koos B-vitamiiniga, mis mõlemad sobivad tühja kõhu peale? Ja sobivad. See B6 ja magneesium on ajast ja arust inimesed arvavad, et ilmtingimata on magneesiumi imendumiseks B6 vaja, et tegelikult ei ole, et ei pea ilmtingimata B6 seal sees olema. Kindlasti on neid, kes ei tea, inimeste jaoks on kõik ühesugused vitamiinid, paljude jaoks. Mis need mineraalid nüüd on? Magneesium? On soolad, mineraalid, seleen, kaltsium, raud, et need võiks olla tegelikult siis eraldi.
sõltub jälle inimesest, et kuidas keegi mineraale tarbib, et mulle meeldib magneesiumi eraldi võtta, aga ma tean, et ma saan oma Himaalaja soolast, mida ma toidu sisse panen, täiesti piisav koguse mineraale kätte. Suvisel perioodil ma panen lihtsalt vette paar terakest või siis Ecoshi mineraaleks on üks mu väga lemmik, mida ma siis tilgutan ka, nii et ta ei tohi soolaseks minna, et kui ta juba on soolane ja sul on nagu raske juua, siis on juba liiga palju. Meil on siin klaasis näiteks praegu Himaalaja soola ja Keldi soola väga õrn lahus koos kaneeliga. Super, eks ole? No täiesti super, jah. Aga mineraalveed, mis on soolased? Kui on palju igistatud, miks ka mitte peale suurt trenni janu kustutada selle mineraalveega, aga jälle samamoodi ka suvisel perioodil soovitaks pigem lahjendada seda vett, nad on liiga soolased. Kõige hullem, mis saab olla, on see kaltsium, kui hakkab ladestuma pehmetesse kudedesse ja see hakkab meile probleeme tekitama. Hakkavadki liigesed, hakkavad ragisema neil põlved ja asjad, et see soola üledoos on liiga kael on hästi tüüpiline ja naised, kellel on pinget rohkem, kipuvad meil siia need küürukesed tekkima ja sinna see kaltsium ladestuma. Ja see võib ka tulla sellest, et mineraalid on nagu vahekord on paigast ära. Aga kui palju tuleks ikkagi siis nii-öelda peale juua, et kas piisab sellest, et ma loputan selle kapsli alla paari lonksu veega või ma peaks jooma klaasitäie vett? Täitsa piisab, kui sa jood paar korralikku sõõmu vett, kui sa just ei võta kiudaineid ja kindla eesmärgiga, et need kiudained nii-öelda sinu organismi siis hakkaks ka puhastama, siis see tahaks saada rohkem vett, aga ei pea jooma tassitäit vett peale, et oluline on see, et sa tunned, et on sul alla läinud, et ta ei jää sul kuhugi siia nii-öelda ringkeresse kinni. Aga kas võib juua, ma ei tea, piima või mahla või teed või kohvi? Kohvi viib ka mineraalid kehast välja, et kahjuks kohviga ei soovitaks toidulisandeid võtta ja piim samamoodi ei ole väga hea variant. Vesi on parim. Nii et mahl ka mitte? Mahl ka mitte, teatud mahlad mahl sisaldab nii palju suhkroid, et siis pigem võiks vesi olla. Kui pikk vahe peab olema toidulisandi võtmisel ja kohvi joomisel? Et ma saan aru, et kohvist ei mõju hästi. Ideaalis tund aega. Kui ilma kohvita ei saa, siis võiks see kohvi jääda ideaalis peale sööki näiteks, et sul on oma mao kaitseks juba, sest kohvi nii palju apestab, et sul on oma mao kaitseks juba söök seal ees, siis keha tuleb sellega paremini toime. Võt, ma nüüd küsin sinu arvamust ka, sest see on meil siin teema olnud erinevates episoodides ja Brit riidleb minuga kogu aeg, on ju. Noh, ma püüan ennast kogu aeg parandada. Kas sina ütled ka, et tühja kõhu peale hommikul ei tohi juua kohvi? See on nüüd väga individuaalne. Sellepärast, et on inimesi, kes joob hommikul tühja kõhu peale kohvi ja tal hakkab kõht valutama. Ja on inimesi, kes joob hommikul tühja peale kohvi ja sul lähevad silmad eks ju särama, et vererõhk tõuseb ja tunned ennast hästi. Ideaalis mitte ja tegelikult pikas perspektiivis teeb ta sulle ikkagi kahju, et kui me niimoodi vaatame. Ja ka madala vererõhu puhul, näiteks mul oli ka madal vererõhk aastaid ja ma jätsin kohvi joomise ära ja mu vererõhk stabiliseerus. Jah, see on ka huvitav, et inimesed nagu tarbivad kohvi justkui klausli all, et minul on ka eluaegult väga madal vererõhk ja täiesti vabalt saab ilma kohvita ja pigem on olnud ka olukordi, kus kohvi langetab. Nii et tegelikult ei ole, tähendab, see ei ole võrdusmärk, et madal vererõhk ja sa oled sunnitud jooma kohvi, et see ei ole võrdusmärgiga, et tegelikult organism ei vaja kohvi selleks. Aga on ka teisi taimi, mis ergutavad, et kui sul on nagu siuke tunne, et sa vajad nagu ergutust hommikul, et sa ei ole hommiku inimene ja sa hädasti vajad, sest et ühiskond eeldab, et sa pead see kell tõusma. Et siis seda kaaluda ja teine teema, et ennast mitte nii stressi ajada, proovi kofeiinivabasid kohvisid, sest et tänapäeval on väga hea maitsega kofeiinivabasid kohvisid. Nendega peab olema lihtsalt selles mõttes ettevaatlik, et enamus kofeiin töödeldakse keemiliselt välja, et peavad olema öko-kofeiinivabad kohvid ja jälgima millega, kuidas see kofeiin sealt on välja töödeldud. Aga seal ikkagi need happed ja need jäägid jäävad sisse, nii et ta selles mõttes magu koormab endiselt. Magu koormab ikka, et ikkagi või täis kõhu peale ikkagi ideaalis küll, jah. Aga miks sina ütled, et ei tohi hommikul kohvi juua? Briti põhjuseid ma tean. Ma kogun kokku erinevad põhjused. Absoluutselt. Go for it.
Kohvi ei lase väga paljudel toitainetel imenduda ja sealhulgas ka toidulisanditel. Et kui sa jood hommikul tühja kõhu peal kohvi, siis näiteks B-grupi vitamiinide tarbimine oleks raiskamine. Vot siis nii, isegi see ei aita, kui ma panen sinna peale mingi täisrasvas piima. Ei aita, kahjuks mitte jah. No selge, nii hakkab juba looma kandime, kohvist loobumine. No ma lähen ostan selle kofeiinivaba kohvi. Võin öelda kohe, mitte üldse, sest et meil ei ole toetajaks, ei ole see Biomarket, aga tervitan Biomarketi inimesi, sest nad on väga toredad ja armsad. Biomarketis on olemas täitsa kofeiinivaba kohvi. Et võid tõesti katsetada, et seal on nagu päris hea kvaliteediga. Ma mujal ei ole leidnud. Nii, aga nüüd, kui see kapsel on liiga suur või tähendab, või see tablett on liiga suur. Kapsel. Osad on ka tablettidena mingid. Ja, et kas selle tableti võib siis pooleks lõigata või kapslis selle puru välja võtta, raputada selle kuskile vee sisse või ma ei tea, pudru sisse? Enamus kapsleid võib siiski avada, aga on ka kapsleid, mida ei või avada, näiteks probiootikumid oleks hea, kui nad oleks kaitstud maohappe eest ja tablettide puhul täpselt samamoodi, et osad naist on nii koredad, et nad ei tahagi väga alla minna, et tulekski katki teha. Ecoshil on kapslid, nad kõik on taimsed, hästi kiiresti lahustuvad ja on lihtne neelata, aga on tõesti kapslid, mis on nii suured, et ongi keeruline, eriti õlikapslid kipuvad olema suured, omega-3 kapslid kipuvad olema suured, et siis neid on seda õli sealt kätte saada on jälle keeruline, ehk et neid õlikapsleid üldjuhul ka Q10, mis on õlikapsel, üldse õlikapsleid, mis on nagu siis, sa näed juba, et on nagu õlikapsel, neid ka ei avata. Kas Ecoshil on ka omega õlikapslid? Ei ole, aga varsti tuleb, okay. et saame varsti ka õlis. Kas need on väiksed? Ei ole. Ei ole. Aga ma ütleks, et nad on hästi ergodünaamilised, et nad on libedad, et neid on voolavad alla minna. Aga öeldakse ka vahel seda omega-3 kohta, et see õli liisub väga kiiresti, et kapslites on väga ohtlik seda võtta, et sa ei tea kaua ja kuidas ta on seal kapslis liisunud, et kuidas Ecosh plaanib seda õlikapslit teha niimoodi, et ta ikkagi jõuaks meile õige omega-3-na? Ja see on väga kõrged standardid, mis seda nagu reguleerivad, et see õli ära ei rääsuks. Ega samamoodi nagu see linaseemnest sa rääkisid, et see linaseemne jahu ei sisaldagi tegelikult omega-3. See on õlipressijääk, ehk et sealt on see õli ära võetud. Ja see rääsumise oht on ja sellepärast lisatakse sageli sinna siis E-vitamiini juurde, et ta ei rääsuks nii kiiresti, et ta aitab tal säilida. Aga kui ta on niimoodi vedelal kujul pudelis, kas ta siis ei rääsu? Või? Siin on nüüd koos tudraõliga, mis ongi looduslik E-vitamiin ja ta ei rääsu. Aga ikkagi sa pead ennem ära tarvitama, mis see parim ennem on. Ja külmkapis hoidma. Ideaalis ikkagi võiks külmkapis olla. Ma kodus teen. Millised on need, mis sa ütled, et küpsel naisel oleks tegelikult vaja veel lisaks neile, mis me nüüd tõime, et mis on niisugused nagu igipõlised? Ma ise väga fännan adaptogeene. Adaptogeenide mõte on aidata meil kohaneda, nii nagu me hommikul silmad lahti teeme, peame hakkama kohanema. Ja iga aastaga see kohanemine läheb järjest keerulisemaks. Tuleb üks halb telefonikõne, tegelikult võiks lausa teaduslikult on tõestatud, et 24 tundi on sul immuunsus häiritud sellega. Aga nüüd adaptogeenide siis üks suur omadustest on aidata kohaneda ja erinevad adaptogeenid mõjuvad ka erinevalt. Üks minu lemmikuid on Rhodiola rosea, mida meil päris mitmes tootes on ja mis sobib ka naistele hästi. Ta on nii ühtepidi rahustava toimega, aga ta on ka energiat andev, nii et tema sobiks just sellisesse hommikupoolsesse perioodi. Millises tootes? Siin ei ole, aga üks teine, kes on ka üks mu lemmik ja mis on ka naistele, on väga mõnus adaptogeen, on Red Reishi. Ma korra küsin, mis see aptogeen on? Adaptogeensed taimed aitavad siis võib-olla nii on kõige lihtsam aru saada, et seal, kus organismis on vajaka energiat, sinna suunatakse see ja seal, kus on palju, seal vaigistatakse.
Ehk et tegelikult aitab ta sul siis igapäevaselt iseendaga ja keskkonnaga paremini suhestuda ja toime tulla. Tuleb sõnast adapt inglise keelest, adapteeruma. Ja Red Reishi on üks selliseid adaptogeene, mis on naistele ajast aega ka tuntud, mis aitab head und luua, annab ka osad inimesed kasutavad hommikul, et nagu ma ütlesin, et see energia, mida sa nagu adaptogeenina võtad Red Reishi puhul, ta ei tule sul üle. Et keha saab oma vajalikku nagu kätte. Küll ütlen ette, et kõikide adaptogeenide puhul on siuke lugu, et keha ei oska alguses selle õnnega midagi peale hakata. Et kui seda hakkab nagu tulema, siis kasutatakse ära just sinna, kus seda on kõige rohkem vaja. Aga sinna, kus sina seda ootad, siis ootad ja ootad, et see mõju tuleks ja ei tule. Keskelt läbi nädal 2 läheb aega, kuni sa tuled, mu uni on palju sügavam. Ja ta ka aitab kaasa hormonaalsele tasakaalule, see Red Reishi, nii et selles mõttes taimne kingitus. Aga seda nüüd, kas seda peaks tegema kuurina? Jaa. Adaptogeene võib tarvitada pikemaajaliselt, et neid võib tarvitada ka mitu kuud järjest ja siis võiks teha siuke 2-3 nädalat vahet ja jälle tarvitada pikemaajaliselt. Nendega ei pea sellist, et nüüd võtsin 2 nädalat ära ja nüüd 2 kuud ei tee midagi. Et põhimõtteliselt ta toetab seda naist nagu siis jätkupidevalt igapäevaselt. Ja kui ta läheb tööle, siis sa tunned, et ma ei ole üksi, mul on see energia on taga ja kõik asjad nagu toimivad. Ja Reishi on ju seen. See on seen, ja see on seen. Ehk siis ütleme niimoodi... Läikvaabik eesti keeles. Läikvaabik, ja meil täitsa Eestis ka kasvab see seen. Et... Ütleme siis niimoodi, et kui ma see kevad lõpetan ülikooli, siis tänu Red Reishile ma hakkan seda võtma, sest mul tõesti pean oma lõputöö valmis tegema. Nii et hoidke mulle pöial, palun kõik, et ma saaks selle ülikooli läbi. Siis ma soovitaks selle Lion's Mane'i ka, mis on ka adaptogeen. Lõvilakka, just. Et kes teevad ajuga palju tööd, siis võiks hommikul võtta näiteks Lion's Mane'i. Koos siis Reishiga või? Täitsa vabalt sobib. Et Reishit näiteks õhtul Lion's Mane'i võtaksid hommikul. Aga neid siis enne sööki, söögiga, pärast soovitaksin enne sööki. Alustada võiks alati peale söögiga. Et esimesed paar päeva, kui teil on uus toidulisand, võtke peale sööki ja vaadake, kuidas te ennast tunnete. Kui ei tunne, mitte midagi, ideaalis ongi see, et kui sa sööd kõhu täis ja sa ei tunne midagi ja keha võtab sealt oma vajalikku, siis võiks tulla adaptogeenidega tühja kõhu peale ja vaadata siis, kuidas sa tunned, et ta ei ärritaks sinu seedetrakti. Adaptogeenidest ashwagandha on üks väga tuntud adaptogeen, mis on maailmas siis üks ainukesi adaptogeene, mis on rahustava toimega, aga mis toetab ka liigeseid. Igal adaptogeenil ongi nagu natukene siuke oma spetsialiteet, kuhu ta nagu siis oma nina pistab ja siis ashwagandha on see, kes nagu liigestesse annab seda nii-öelda siis seda energiat juurde, lisaks sellele, et ta on rahustava toimega. Kas need, nüüd mida sa siin ette oled, need on kõik looduslikud ja põhimõtteliselt ohutud kõigile võtta, et sa ei saa nagu halba endale teha nendega? Ükski asi ei ole ohutu, kui seda üle võtta ja sellepärast kõikidesse toidulisanditesse tuleks suhtuda ettevaatusega ja alustada kõigepealt peale sööki, kui ma ei tunne midagi, tunnen ennast sama hästi kui enne, siis tulla enne sööki ja siis jätkata. Jah, nad on ohutud, aga tal on kindel oma eesmärk. Et Lion's Mane mõjutab ajutegevust, aga kui näiteks tunned selle asemel, et tuleks sinna nagu vunki juurde, tunned, et tekib ajusudu, siis see adaptogeen on võib-olla sinu jaoks liiga äkiline, võib-olla on doos liiga suur, et siis doosi vähendada, et manustamine on küll kõikidel purkidel tänapäeval on kohustus, on kirjas manustamise nii-öelda siis kohustus, et siis tulla vähendada nii-öelda annustamist. Ja siis järk-järgult tõsta seda annustamist. Kõikide võõraste toidulisandite puhul, mida ta ei ole kunagi tarvitanud, siis annustamine peaks olema pigem ettevaatlikum ja järk-järgult tõsta seda. Mis see ettevaatlikult? Üks kapsel? Üks kapsel, just. Et kas oli kurkumiin või mingil on, et 4 kapslit, ma mõtlesin, appi, miks ma 4 kapslit korraga neelama? Ja, sest siin kapsisse ei mahu nii palju, et tänapäeval on järjest enam mindud ka seda teed, et võetakse sellest toorainest võib-olla konkreetne aine, mida siis standardiseeritakse.
ekstraheeritakse, et sa ei peaks sööma 4 kapslit, et saaksid 1 kapsliga hakkama. Et sa saaksid selle toimeaine siis sellest taimest või siis sellest toidust, mis siis siin nagu toetaks. Mis meil siis siin veel on? Hyalurooni näen siin see väike see on see kuulus happe, mis on kreemides. Enne kreemi pannakse, et ta valmistaks seerumites, et ta valmistaks meie näo ette ja hyaluroon nii nagu ta niisutab meie nahka väljapoolt, suudab ta siis niisutada meie soole trakti seespoolt ja kui on tõesti selline kütteperiood ja selline pikk külm periood, nagu meil praegu on, siis ta on väga heaks niisutajaks seespoolt ja ta aitab ka transportida toimeainetel nendesse õigesse kohta, kuhu vaja. Ja ma toon oma jalgade kuivuse, et mul on nagu see heaks indikaatoriks, et kui ma selle kuuri ära teen, siis ma ei pea kilokreemi panema talvel peale, et mu jalad on niisutatud. Kuigi ma joon vett, ma joon piisavalt vett. Küll ma tooksin ühe nüansi juurde, et ükskõik kellel on mõni vähidiagnoos, siis ei tohiks hyalurooni seespidiselt tarvitada. Mida ta teeb, et metastaase, ehk et ta paneb kõik kasvama. Okay. Nii, meil on ka siin biotiin, mis on ka samamoodi naistele. Ja biotiin on hash-vitamiin tegelikult ja kui on pikka aega olnud stress või mõni haigus, et organism ei ole energiat, ressursse ära taastuda, siis kahjuks küüned, juuksed on see koht, kus me nagu märkame, et juuksed jäävad hõredamaks. Ja muidugi ka, kui östrogeen langeb, et siis samamoodi, et siis võiks teha küll biotiiniga kuuri, mis toetaks. Kui pikk see kuur peaks olema? Ma ütleks, et selline 6 aega, 1 kapsel päevas, jah, seda võib teha ka pikemalt, et ega juuksed annavad meile märku alles mitu kuud hiljem. Jah, 3-4 kuud hiljem tuleb see nii-öelda lainena. Just. Aga, või on seal veel mõni? Mida sa tahad välja tuua just naistele? Ekobiotik ja see on spetsiaalselt naistele. Ja ükskõik, mis probleem siis nabast allapoole võiks mõelda nende probiootikumide peale ja üks tuli kohe meelde on Dongguai. Dongguai on Hiina meditsiinis 5000 aastat olnud naiste taim ja eesti keeles on ta kikkaputk. Kõik probleemid jälle taaskord, mis on nabast allapoole, on siis endometroos, on see siis põiepõletik, on see munasarjade põletik, et Dongguai on ka üks naiste adaptogeene, mis aitab naist toetada siis nabast allapoole. Kas seda peaks ka menopausi ajal, ta ka menopausi ajal, kui premenopausi ajal, kui veritseb, ei veritse, et siis on ka temast on abi. Kuur on siis ka purgi täis ja siis kaua vahet pidada? Kuna on tegu jälle adaptogeense taimega, siis seda võib pikemaaegselt tarbida ja vaadata, kuidas ta toetab. Kas ta on sobilik kõigile, sest mina ütlen, mina võtsin 200 kapslit korraga ja minul hakkas nagu kõht, ühesõnaga andis nagu tunda siin soolestikus või kõht hakkas veits valustama. Alusta 1 kapsliga, alusta peale sööki, alati iga uus asi võtta, alusta väikese annusega peale sööki. Kui ta üldse võiks kuhugi tunda anda, siis ta võiks suure annusena südame panna puperdama, aga kõhule mitte, et pigem on ta siis, ma ütleks, et kohvi on rohkem, kohvi ei pane sul hommikul, ei teki mingit keha, vaata millega, ma kogu aeg imetlen inimeseks olemist, et millega keha meil suudab kogu aeg kohaneda. Et... Mina ka tegelen, eks ju, Smart Detoxiga, kus me tegeleme ka selle liigse kaaluga, mis lihtsalt segab naist. Muidugi. Mina alati ütlen, et iga naine on täiuslik ja ilus, aga tihti lugu ongi see, et kui see kaal läheb meil liiga suureks, meil on endal ebamugav olla ja pluss siis ka need tervise, eks ju, riskid, mis sellest tulenevad. Ja mina alati ütlen naistele julgustuseks, et tänage oma keha, kui te võtate kaalus juurde, kui teil on kehas mingi error, sest tihti lugu on niimoodi, et just sellised kaidisugused, kes on kriipsud, eluaeg olnud kriipsud, saad praegu ka kriips. Ja
et su keha võib-olla ei anna märku nendest ülehapetest ja nendest sügavkudede põletikust enne, kui on asi väga kaugele läinud, sest minusuguse keha, minul hakkab kohe kaal tõusma, kui mul on kas põletik kehas või on mingi error või on näiteks kohvi tühja kõhu peale, mul hakkab keha koguma, sest ta saab aru, et see on ebamugav, see on vale, ta viib välja mineraalid ja ma ühel hetkel sain aru, et ma olen väga tänulik, et see keha annab nagu koheselt märku. Aga et just, kes on hästi saledad ja tihtilugu me mõõdamegi oma tervist nagu just sellega, et oi, näed, et mul ei tule kaalu juurde, järelikult on kõik hästi. Et ikkagi tasub teatud eas ikkagi korrigeerida just neid põletiku soodustavaid ja hapet soodustavaid toiduaineid. Nii et Kaidik Ene, me ikka väga hoolime su tervisest, nii et võiks ikkagi vahepeal pausi teha lihtsalt. Ja, just, vahepeal pausi teha. Aga ma tahan hoopis küsida multivitamiinide kohta, mida müüakse apteekides, kus on nii pikk nimekiri igasugused asju, mis seal sees on. Kuidas nende multivitamiinidega on? Kas neist on kasu või me saame lihtsalt kalli uriini? Kui toitumine on halb, siis kindlasti on see parem kui mitte midagi. Ma ise olen võtnud selliseks rusikareegliks, kui mõnda sellises nimekirjas, kui kõik on alla 5 milligrammi, siis seda on ilmselgelt liiga vähe. Multivitamiini, ütleme selliseks funktsionaalseks enesetoetuseks ma ei soovitaks. Ideaalis võiksime ennast ära kaardistada ja aru saada, mida meil vaja on. Aga kui ei ole sellist võimalust, siis on see kindlasti parem, eriti inimestele, kelle toitumine ei ole väga hea. Kuidas ma ennast nüüd siis ära kaardistan? Et sa räägid kaardistamisest. Kõige lihtsam ongi tegelikult see, et mis ma söön, kuidas ma magan, kuidas ma tunnen ennast. Kui sul on ikkagi energiat vähe, võib-olla toon sulle sellise näite, et kui sa tõused hommikul üles ja sa oled väsinud, et sa ei puhka ööga välja, siis see räägib sellest, et organism küsib abi, et toeta mind, et me tuleksime nii-öelda toime sinu valikutega, mis sa iga päev meile oled valinud. Või kui sa sööd toidu ära ja su kõht hakkab selle asemel, et rõõmustada koos sinuga, sa tunned raskust. Veel hullem, kui tekib selline tunne, et võt nüüd läks magama, et nagu kutsutakse supi koomaks, eks ole, et kogu energia läheb selle toidu seedimise peale ära, selle asemel, et sulle energiat anda, ta teeb kõik selleks, et saaks sind magama panna, et see toit ära seedida. Siis on ka jälle koht, kuhu nagu vaadata. Või kui sa hommikul ärkad ja su liigesed otseses mõttes on kanged ja ei vii sind vabatahtlikult hommiku esimesele pissile, vaid et sa pead nagu lohistama neid järgi. Või kui sa lähed mõnda trenni tegema, ükskõik mis trenni, see trenniks võib olla ka koeraga jalutamine, igasugune liigutamine on, keha tänab sind selle eest. Ja kui sa tunned, et sul on raske, kõige parem näide on see, et kui sa hommiku poti pealt ülesse tuled ja sa pead 2 käega põlvede peale vajutama, sest et sul on raske tõusta, siis on ka see koht, et kus nagu võiks mõelda, et mis ma nüüd peaks tegema, sest et kui ma vaatan kalendrisse, siis võiks veel 20 aastat elada, aga iga aastaga läheb nagu järjest keerulisemaks. Aga kas siis ikkagi piisab sellest, et ma lähen ostan siis mõned toidulisandid ja proovin nendega, et ma ei pea minema kohe ma ei tea, arsti juurde või ideaalis võiksime oma perearstiga oma tervise ära kaardistada ja perearst võiks teha elustiili soovitusi, et kõik asjad algavad elustiilist ja see elustiil saab alguse ju sellest, kui hästi me funktsioneerime, et me kõik oleme hästi individuaalsed ja see, mis on mulle hea, ei pruugi sulle üldse hea olla ja sobida, et see, mida mina vajan enda toimimiseks, et ma funktsioneeriks oma enda rahuldavalt, rahuldust pakkuvalt oma, et arvestades, kui palju ma tööd teen, kui palju ma liigun, mida ma armastan süüa, ja see hakkab sulle seda nagu pilti looma. Paar kiiret teemat tahaks ikkagi veel ära rääkida. Et kas on vahel ka toidulisanditest pigem kahju kui kasu? Jaa, muidugi on, et kahju võib olla, kui tarvitatakse erinevaid ravimeid, kas või see sama omega-3, mida me praegu vaatame, et on verdvedeldav, et kui sa tarvitad medikamentoosset ravi, verdvedeldavaid tooteid, võib see probleeme tekitada, et tuleks apteekriga, bioteekriga, arstiga nõu pidada, et kas ma saan üldse omega-3 tarvitada. Raud ei lase näiteks kaltsiumil imenduda, kui rauda valel ajal võtta, võib tekkida probleeme. Rasvlahustuvad vitamiinid, kui sa tarvitad neid rasvavaba toiduga,
siis tarvitad ja tegelikult võivad ka probleeme tekitada, eeskätt A, D, E ja K vitamiin. Aga kas võib olla ka see, et siis pole kasu ka? Ja ei ole kasu ka, jah. Ja muidugi ka jood kilpnäärme ravimite korral oleks oluline, et hormoonide kõikumine oleks ka kontrolli all, et vahepeal oli suht trendikas, et kõik, kellel oli olnud mingigi kilpnäärme nii-öelda siis diagnoos, siis kiputi joodi üle manustama, et kõik mineraalid on oma õigel ajal õiges kohas ja jood on vägagi oluline kilpnäärme funktsioneerimises, aga ei peaks lihtsalt niisama hakkama midagi tarbima. Ja B-vitamiini, kus õhtusel ajal võtad, siis ei tule seda und. No, ja tahad või ei taha, aga näpud püsti ja tahaks minna hoopiski rokkima, aga mitte magama. Aga miks on niimoodi, et osad arstid ütlevad, et me ei vaja üldse toidulisandeid? Et me saame tegelikult kõik kätte toidust ja et see on üks suur äri ja tegelikult me ei vaja neid. Kui see toit sisaldaks seda, mida me ootame sellest toidust, siis ei peakski. Ja ma olen täiesti nõus. Ja ei ole paremat kui suvisel perioodil paljajalu muru peal käia ja ise võtta põõsast marju ja kasvatada oma kartul ise, mis sa tead, et ei ole pestitsiididega pritsitud ja käia ja kasta oma kurki ja laulda tomatile, ei ole midagi paremat sellest. Aga selgus enne ju, et muld pole ikkagi see on hea. Ka põhjus, miks ma läksin kunagi maale ise elama, et ma saaksin endale oma toiduse tagada, aga sa ikkagi ei saa kõike. Ja üks asi, apteegiriiulitel on meeletult palju toidulisandeid, erinevate hindadega. Kas see hind ka kuidagi mõjutab seda kvaliteeti või kuidas ma tean, et ma saan kvaliteetse toidulisandi, millest on päriselt kasu, või sellise, millest mul polegi midagi kasu? Odav ei ole alati halb, et ka siinkohal ma ei ütle, et odav toidulisand alati halb peaks olema, aga tasuks küsida, kus see hinnavahe tuleb, sellepärast, et tooraine maksab, kvaliteetne tooraine maksab päris palju, testimine, analüüsid, laborid, kõik maksavad. Ja kui see toidulisand on väga odav, siis kusagilt ju on järgi antud. Et siis see ka ei ole võib-olla just see, mida ma võib-olla sooviks, aga vahel inimene küsib, et kas midagi või mitte midagi, siis siin ongi, see on õhukesel jääl kõndimine. Aga kust pärineb Ecoshi tooraine? Ja kuidas Ecos tagab selle, et tema toodetes tõesti on kvaliteetne tooraine? Kuidas te seda kontrollite või kuidas te teate? Ecosil on terve kvaliteedisüsteem täna. Meid kontrollitakse aastas on 2 korda vähemalt on audiitorid rahvusvaheliselt. On meil kindlad standardid, mida me peame järgima. Meil PTA astub sisse siis, kuna ta soovib meid kontrollida ja me võtame alati kõik kontrollika rõõmuga vastu, sest et iga avastus paneb meid arenema, et toob ka meid teinekord mugavustsoonist välja, et igasugune areng on hea. Aga lühidalt öeldes, meil on oma labor, kus me teeme päris säilekatseid ja teeme erinevaid analüüse. Kõikidel toorainetele on standardite poolt juba ette antud, et nad peavad siis dokumenteeritult tehtud olema teatud analüüsid. Et ühtegi toorainet ilma analüüsideta, et on seal raskemetallid, on seal pestitsiidid, neid kõiki kontrollitakse. Aga kas te vahel käite ka ise kohal nendes ja, siis tehastes või? Tuleb ka seda ette ja ega järjest keerulisemaks läheb maailmas selle puhta tooraine kätte saamine. Ja me järjest rohkem ka väärindame Eesti toorainet, enamus meie toidulisandid, toorainet ongi mahedad või on standardiseeritud või patenteeritud, et tagada kvaliteet, sest see on meie jaoks kõige olulisem, sest me ise ka tarbime neid, et puhtalt trendi pärast me neid ei tee, et tegelikult on ikkagi kõigil oma kindel eesmärk. Igal juhul suur aitäh, Angeelika, meile tulemast ja meil on hea meel otse siin eetris öelda, et Ecosiga tuleb siis
kõikidelt täishinnaga toodetelt -20%, kui te panete sisse võlusõna 100-20. Ja seda peate tegema siis ikkagi Ecoshi veebilehel nende veebipoes, et apteeki, ärge minge selle koodiga. Ja meil oli nii suur rõõm Angeelikalt otse kuulda, kes on ise kõikide nende toodete protsessi ja tootejuht, ehk siis tema tagab selle, et tõesti meieni jõuaksid sellised tooted, mis meid päriselt toetavad. Nii et suur aitäh, Angeelika, tulemast ja aitäh kutsumast. Suur aitäh!